Boost, 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 boost casino, boost casino. Boost, 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 boost casino, boost casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tervist, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad. Tere, Laura Valk. Tere. Laura, sa oled teinud enda elus suure muutuse. Millal sa hakkasid kristlaseks? Ütleme siis niimoodi, et Jumal sai mind kätte, mitte ma ise ei hakanud, aga ta sai mind kätte suvel, eelmise aasta suvel siis jah, 2025. Ajas ta tagasind siis aastaid? Tead, ma otsisin nagu vastuseid mingitele küsimustele ja mul on ju terapeudi ja nagu vaimsete praktikate taust, nii et tegelikult selle kaudu ma proovisin leida ühendust Jumalaga, aga ma ei teadnud, et ma leian ta kirikust. Ma arvasin, et ma leian ta mõnelt retriidilt või mingite praktikate kaudu. Kes või mis on Jumal sinu jaoks? Minu jaoks Jumal on see, kes on meid kõiki loonud ja ta on meie taevane isa. Tema poeg Jeesus on siis see, kelle kaudu meid kõiki on vabastatud. Nii et minu jaoks Jumal on minu taevane isa, kes väga armastab mind. Jeesuse kaudu on meid vabastatud, siis sa viitad sellele, et nii kui oli see Eedeni aed ja nii kui võeti ampsu sealt õunast, kus ei tohtinud võtta, et siis sellest ajast peale on nagu inimene justkui patune. No jah, see on meie vaba tahte tulemus ja mitte siis konkreetselt minu ja sinu vaba tahte tulemus, vaid Aadam ja Eeva vaba tahte tulemus. Et see on see inimkonna lugu olnud ja Vana Testament keskendus siis sellele vanale lepingule, mis toimus seal ja nüüd, kui Jeesus tuli uus leping ja tema siis võitis surma ja vabastas meid kõiki selle patu käest, kes muidugi temasse usuvad. Kas sa ei arva, et Jumalal, kui ta kõik selle siin lõi, et tal oleks olnud väga-väga igav, kui seda pattu ei oleks seal sündinud, vaid olekski olnud ideaalne elu seal paradiisi aias, mingit häbitunnet midagi oleks olnud neil inimestel ja äkki see oligi nagu programmi sisse kirjutatud? Tead, Jumal ei eksi, nii et mina muidugi, ma ei ole teoloogiat õppinud, et selles mõttes andestage mulle, kui ma mingit vigu teen, aga ma räägin siis nii, nagu mina olen asjast aru saanud. Jumal ei tee vigu ja see puu oligi pandud sinna selleks, et inimestel oleks vaba tahe. Muidu me oleksime ju orjad seal, või nemad oleksid olnud orjad seal paradiisi aias. Aga neil oli vaba valik ja samamoodi meil on ka tänasel päeval vaba valik. Nii et ma ise usun, või nagu minu teekond ja paljude teiste kristlaste teekond ongi olnud see, et me oleme pidanud neid nii-öelda vigu tegema, me oleme pidanud uudistama seda maailma, mis siis ei ole võib-olla nii-öelda Jumala sõna järgi käiv, selleks, et me leiaksime tema üles ja et me saaksime siis teha oma erinevate kogemuste põhjal nagu valiku sellest, et okei, ma tahan käia Jumalaga. Nii et ma arvan, et see oli programmi sisse arvestatud. Jumal ei eksi. Kas Jumalasse on võimalik uskuda ka ilma mingisugusesse religiooni nii-öelda lahku kuulumata? Kindlasti. Religiooni vaim on täitsa selline asi, mille eest nagu hoiatatakse. Ma arvan, religioossus on üldiselt see, et mida inimene teeb Jumala jaoks. Igast rituaalid, igasugused nagu kirikus tehakse mingeid asju, mõned teised usundid teevad oma nagu praktikaid, ohverdatakse Jumalale ja nii edasi. Aga usk on see, mida Jumal on teinud meie jaoks. Nii et need on kaks erinevat asja tegelikult. Mina olen pigem usklik kui nii-öelda ülireligioosne. Sa mainisid mulle et tihti need inimesed või need uued kristlased on tulnud sellisest New Age voodoo taustast, mis on ka väga populaarne meil, kõik need retriidid ja psühhedeelikumid ja kõik siuke spirituaalsuse avastamine on ju. Ja sellised inimesed, võib-olla isegi ma ise natuke räägin sellist juttu,
et Jumal on kui, või noh, justkui, et ma usun Jumalat, ma usun midagi kõrgemat inimesest, on ju. Aga ma ei näe võib-olla vajadust siis konkreetselt õppida mingit religiooni või käia selle loo järgi, on ju. Et kas enne seda eelmist suve siis, ma ei tea, mis arusaam siis oli sul Jumalast? Ma ei ole kunagi olnud ateist nagu selle koha pealt, et mina olen alati teadnud ja uskunud, et Jumal on olemas, aga ma ei pööranud sellele teemale liiga palju tähelepanu, sest ma elasin ikkagi iseenda jaoks. Ma elasin iseenda tarkuse kohaselt, iseenda tahtmise kohaselt ja ma nagu evangeeliumi ei olnud mulle keegi kuulutanud, keegi ei olnud mulle rääkinud Kristusest või kristlusest, on ju. Et see oli minust täiesti mööda läinud ja piibel ütleb seda, et kõik inimesed, kes on siis peale Aadamat ja Eevat sündinud, et me oleme vaimus surnud. Ehk siis me oleme vaimus Jumalast lahti ühendatud. Me ei ole temaga ühenduses. Nüüd siis, miks minnakse otsima neid igasuguseid erilisi kogemusi läbi, ma ei tea, ayahuasca, läbi taime või seenerännakute ja igasuguste selliste asjade või kas või läbi meditatsiooni, on see, et me tahame vaimus midagi kogeda. Me tahame kogeda Jumalat, sest see on nagu suur defitsiit, on, et me oleme sündinud ja meil kõigil on, ma arvan, nagu igatsus lapsest peale sees, et midagi peab siin elus ju enamat olema. Ja kuna meie oleme eestlastena pagana rahvas, algselt juba olnud, kunagi meil olid ju need haldjad metsas ja usuti metsausku või puudeusku, ma ei ole sellesse teemasse väga palju süvenenud, siis otsitakse seda vaimus kogemist sealt. Ja sellepärast, ma arvan, et see ongi nii populaarne, sest lihtsalt meie ühiskonnas, eestlased ei ole, ütleme siis ülikristlik rahvas, on ju. Pigem on populaarsed igasugused muud asjad ja siis neid inimesi teevad, sest me lähme otsima seda, mis meil on kättesaadav. Kui mina oleks teadnud nooremana, et kuuled, et võtta piibel lahti ja vaata, mis piibel räägib, siis poleks, on ju, aga ma tahaks loota, et ma oleksin varem võib-olla leidnud Jumala. Aga ma ei mõelnud üldse selle teema peale, et ma küll tahtsin nagu kogeda vaimus mingeid asju, ma ei tea, ma olen õppinud igasuguseid hingamisi, hästi palju erinevaid asju, on ju. Et siis ma nagu tegin neid praktikaid ja ma tahtsin kogeda midagi, aga ega ma ei olnud väga hästi kursis, mis see nagu miski on. Kui väga hulluks asjad läksid või väga raskeks läks, siis ikka hakkad Jumala poole palvetama. Et siis meil tuleb nagu kuskilt see meelde, aga igapäevaelus ma elasin iseendale suhteliselt isekalt, ma võiks öelda. Ja tegin nii, nagu mina arvasin, et hea on. Jumala poole palvetamine on hea näide ja sellest, et kui inimesed tunnevad meid mingit väga ekstreemset surmahirmu või mis iganes asja, siis ikkagi tuleb see meie isa palve või mingi siuke asi on ju. Et see on huvitav, et see, ikkagi selles mõttes see on meile niivõrd sisse kirjutatud ka, et kuigi eestlased ei ole mingi tohutu kristlik rahvas, aga risti usku on ju siin mõõgaga meile pähe tambitud ikka päris kõvasti. Aga kõik need ayahuascad ja seened ja kõik need asjad sina oled siis läbi teinud? Ei, ayahuascat ja konnamürke ja igasuguse neid asju ma ei ole, aga ma olen seeni tõesti söönud. Oli see jumalik kogemus siis? Teate, kui ma täna mõtlen sellele tagasi ja olles nagu osaduses Jumalaga ja pühavaimuga täidetud peale ristimist, siis ma ütleks, et see kõik oli päris selline nagu rüvetav. Aga too hetk tõesti, see oli midagi enamat sellest, mida ma igapäevaselt kogesin, aga täna ma võiks öelda, et ma nagu seeni ja selliseid asju enam mitte kunagi ei tee. Ja miks see rüvetav oli? See on nagu too hetk, see oli väga kuidagi maagiline kogemus, sa näed mingeid asju, mulle tundus nagu ma nägin, meie tegime seda justkui siis nagu mingitel retriitidel, nagu teraapiana või et aidata siis ennast nagu enesearengu mõttes, mitte lihtsalt kuskil peol me ei söönud seeni või Amsterdamis. Aga ma tahtsin saada lahendusi ju mingitele enda eluprobleemidele ja siis mulle justkui tundus, et psühhedeelikumid aitasid mul näha mingeid asju läbi rohkem või ma
ma ei tea, näha asju linnulennult või et ma tundsin, et ma sain justkui jube targaks nende mõju all. Aga ma ei tea, see kõik oli selles mõttes ajutine ja ma näen seda enda tuttavate pealt ka, mul on väga palju tuttavaid, kes on endiselt seal maailmas lõksus, ma ütleksin, ja just sellepärast, et sa saad sealt mingi selle närvisüsteemi rahustamise, sa saad sealt mingi kogemuse, sa näed võib-olla mingeid nägemusi, see on suht individuaalne, aga siis sa pead tulema oma siia igapäevaellu tagasi. Ja nüüd siis võib-olla, kellel on suhteprobleemid, üks käib seal rännakul, ta, ma ei tea, näeb seal mingeid lahenduskäike, ta näeb, kuidas asjad peaksid olema ja siis ta tuleb siia tavaellu tagasi, aga need kaks maailma ei ühti. Ja mida inimesed hakkavad tegema, mida mina hakkasin tegema, siis ma hakkasin oma seda päris elu proovima nende ülendavate kogemuste sarnaseks muuta. Aga see ei käi niimoodi, sest me ei ole jumalad. Et kogu see seenendus ja nii-öelda spirituaalsete praktikate tegemine, tegelikult see on ju see, et me paneme ennast jumala staatusesse. Ja ma ei tea, minu jaoks igatahes mingeid häid tulemusi ei toonud. Võib-olla kui kuulajatest on kedagi, siis võite öelda, kui olete edu saavutanud. Sest kui ma vaatan enda tuttavaid, mul on kahju seda rääkida, aga need, kes on läinud sinna vaimsesse maailma, hakanud nende teemadega tegelema, mõned tegelevad 10 aastat hiljem ka nende samade teemadega. Ikka tegeled perekonstellatsiooniga, ikka käid kaardimoori juures, mingil hetkel võiks ju hakata elama ka. Et mina ise väsisin sellest ära ja ma tulin siia, siis ma just mõtlesin, et täna natuke ma tunnen, et ma hakkan võib-olla haigeks jääma. 4 aastat tagasi minu see nii-öelda eluviis oli siis selline, et nüüd mul on mingi haigus, nüüd ma pean hakkama siin manifesteerima või mingi tervendama ennast ja hästi palju auru läks kogu aeg selle kuidagi reaalsuse muutmise peale. Et ma ei olnud oma eluga rahul ja rahu ei olnud. Et see oli nii kurnav ja ma väsisin sellest lihtsalt ära. Ma väsisin nii ära sellest, et kogu aeg on midagi vaja teha. Ja siis paljud ettevõtjad või paljud, kes on siis nende spirituaalsetes kogukondades, neil on mingid oma ettevõtted, nad tulevad tihti palgatöölt ära, sest nad ei saa seal tavasüsteemis hakkama, et mingid vaimud hakkavad neile rääkima, et tule sealt kontoritöölt ära, et see see on igav, on ju. Ja siis nad kõik tahavad, mina tahtsin ka midagi suuremat oma eluga teha. Et siis tead, ettevõtjana on väga, väga raske muudkui manifesteerida endale seda edu. See oli nii kohutav. Manifesteerimisse sa siis ei usu enam. Et vaata, see on see, et okei, et mul olid teraapiakliendid, mul olid koolitused ja ma tegin hästi palju asju mingil hetkel. Ja siis ühel hetkel, kui see tähelend või see edu hakkab mööda minema, siis pead väga palju pingutama enda sageduse tõstmiseks, enda energia paika saamiseks, selleks, et raha tuleks ettevõttesse sisse. Ja see oli nii kohutav, see oli sest sa tunned, et kogu see asi on sinu õlul. Ja ma reaalselt tundsin seda, et ju siis minu sagedus on halvaks läinud, ma pean mingi praktikaid tegema. Ja see oli, ma olin reaalselt ise enda loodud elu ori, ma ütleks. See oli nii kohutav, ma ei soovi seda mitte kellelegi. Päris suurele pundile seltskonnale paned sa praegu puid alla siin sellega, aga see on mingi täiesti nii-öelda liikumine või selline trend või moeasi ka, et aastaid tagasi ma käisin kunagi ühel teidil ja siis sattusin kokku sellise inimesega, kes käib kõikidel nendel igasugustel, on ütleme selle maailma osa on ju. Ja siis tema imestas, et mina üldse ei käi, et ma teen ju Eesti Esu podcast ja kuidagi olen või vähemalt tema hinnangul siis selles maailmas sees. Aga tegelikult ma vist nii sees ei ole, ma olen rohkem selline observeerija või vaatan. On ju. Aga tõesti ma olen märganud, et on väga kindel seltskond inimesi ja tihtipeale need inimesed on nõks vanemad, ja minu vähemalt arusaam on selline, et ja üsna edukad ka, et ongi paljud on ettevõtjad ja sellised inimesed, kes on justkui mingi materiaalsuse saavutanud, on ju, mingi edu selles ja siis
saanud teada, et raha ei olegi kõik või midagi sellist on ja siis nad hakkavad otsima midagi muud ja võib-olla neil on võimalusi otsida midagi muud, neil on aega rohkem, nad ei pea on ju iga päev 9-5 kontoris istuma. Ja siis tekibki selline nii-öelda see New Age'i seltskond, kes käib igal pool retriitidel, asjadel, aga ütleme, kui sa saad osaks sellest maailmast, siis sellest omakorda saab nagu mingisugune mask või mingi identiteet, et sellepärast mulle tundubki, et tõesti on sellised inimesi olemas, kes on 10 aastat nii-öelda enda sagedust tõstnud ja ikka ajavad seda sama juttu, et nagu see nagu tõus on siis jäänud, on ju. Kus viljad on? No, et see tundubki mulle, et sellest saab nagu justkui sinu mingisugune identiteet, et ma ei tea, ma käin korvpallitrennis, on ju, et mulle meeldib korvpalli vaadata, aga see ei tähenda, et ma kunagi NBA-s hakkaks mängima, on ju. Aga et võib-olla retriitidel on siis samasugune seis, et ma ei tea, sulle meeldivad ilmselt need inimesed seal on ju, et võib-olla otsite kõik ühte asja, oletegi võib-olla elus nagu sellisel nii-öelda ühel tasandil ka on ju, aga see on siuke nagu siuke seltskonnamäng või siuke ring on ju, et ma ei tea, kui palju seal nagu päriselt mingisuguse vaimsusega on seotud ja selle peale ma hakkasin mõtlema, kui sa rääkisid seentest. Et mina olen ka seeni söönud, aga mina olen söönud niimoodi hästi iseseisvalt metsas lihtsalt on ju. Ja tõesti, see on, mulle tundub, et see on nagu selline peegel, kus sa seisad alasti ees ja sa ei saa sealt mööda vaadata. Et see tõesti toob sulle välja võib-olla mingid sinu käitumismustrid, pöörab tähelepanu. Ühesõnaga sa ei saa nagu distracted ennast, sa ei saa kuhugi mõtteid vaiballa ära lükata on ju. Aga ja ongi siuke tunne, et nüüd ma saan aru, ma saan endast aru, ma saan paremini aru kõigest on ju, kogu see süsteem, kuidas see siin toimib on ju. Aga 2 nädala pärast on sul kõik see tunne nagu meelest läinud ja siis sa peaks kas uuesti seeni sööma on ju. Või siis nagu väga teadlikult hakkamagi, ma ei tea, üles kirjutama ja mingi praktiseerima igasuguseid asju, mis sa sealt kaasa võtsid, sest tegelikult see tunne läheb jah üle hästi kiiresti on ju. Ja seened ei ole tegelikult siuke asi, et see ei ole siuke, ma ei tea, mingi kalamaksaõli, mida sa iga päev võtad on ju. Et seda ma olen tundnud küll, et see vaimsuse seltskond, see on nagu, see on siuke omaette nagu mingi mäng on ju, et see on su hobi, ma käin retriitidel ja ma hingan ja teen meditatsiooni ja nii asju on ju. Aga tegelikult neid inimesi, kellel sellest nagu päriselt on abi, siis ma arvan, see on üsna väike protsentselt. Kui me lähme tagasi selle juurde, et see on praegu mingisugune suur ärkamine on ju, et ma tean hästi paljusid, kaasa arvatud ma ise ja mitmed mu sõbrannad ka, kellega kunagi me käisime Adilas mingitel retriitidel või mingitel ekstaatilistel tantsudel ja siis täna me käime koos kirikus, et siis pealtnäha see on tõesti, et okei, sealt ei saanud abi, nüüd läksid hüppasite järgmisesse paati, aga mida ma pean ütlema nende New Age inimeste kohta on, või tunnustama neid selle eest, on see, et tegelikult nad otsivad ju midagi. Nad otsivad vastuseid, mina otsisin vastuseid ja ma otsisin tõde. Ma tahtsin teada, miks me kõik oleme sellised, nagu me oleme. See on see terapeudi kutsehaigus, et mis meil kõigil viga on ja miks me kõik oleme sellised, nagu me oleme. Ja siis ma õppisin ühe mingisuguse, ma ei tea, energiateraapia, siis ma õppisin mingi kanaldamist, siis ma õppisin seal peresüsteemide kohta, siis ma õppisin hingamist, siis ma õppisin kehatööd, siis ma õppisin seal tantrat. Ühesõnaga, ma õppisin kõiki neid erinevaid moodule, koolkondasid ja neis kõigis oli nagu mingisugune pusletükk puudu. Et sa praktiseerid, sa pühendad ennast sellele asjale, aga seda rahu, mida ma tegelikult tahtsin ja mida enamus inimesed tahavad, see ei tule. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma õpin siis järgmise asja veel. See on nagu see rabbit hole, jänese auk või Alice imedemaalt, et sa lähed sinna sisse, sa tassid sinna hullult palju raha ja õpid muudkui ja jätkad, aga minu jaoks need kõik õpetused olid nagu veidi puudulikud. Et tegelikult neid tulemusi, mida lubatakse, väga vähesed saavutavad või äkki üldse ei saavuta. Ja kui vaadata erinevate terapeutide, enesearengu coachide, ka minu elu 4 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, siis tegelikult ju vilju pole. On hulk katkiseid perekondi, on lahku läinud mingid abielud, suhted, kus lapsed kannatavad. Kindlasti ma nagu minu jaoks ei tundu see normaalne, et okei, et sa oled küll vaimne õpetaja, aga su lapsed, millal sa viimati oma lastega tegelesid?
et sa reisid mööda võib-olla Guatemalat või ma ei tea, mis asju käid, teed neid igast retriite, praktikaid, aga tegelikult sa lood kannatust oma pereliikmetele. Või siis veel hullem nagu üks perekonnast, tihti kahjuks on naised vist rohkem, hakkavad käima nendel vaimsetel asjadel ja siis järsku kuskil seenetripi ajal sulle Jumal, jutumärkides, kes kuulab helis, jutumärkides Jumal, kes teab, kes tegelikult ütleb, et sa ei peaks oma mehega koos olema, jäta oma mees ja ma ei tea, 3 last maha ja mine hakka backpackeriks. Ja nad lähevad. Sa leiad sealt retriidilt äkki endale uue boyfriend'i uue armastuse nagu, tõesti, ja mina nagu, mul on 2 last, on ju. Kui ma vaatan, et see hetk, kus ma tegelesin kõige rohkem nende erinevate vaimsustega, see oli sellel samal ajal, kui mu raamat välja tuli ja nüüd ise endale panen nagu selles mõttes puid, on ju, et ma olen selle peale palju mõelnud ja mul on väga kahju selle pärast, et see periood, kus mul tuli raamat välja, kus oli kõik need skandaalid, mäletad siis, kui mind ei lubatud sinu podcasti esimesel korral, ma olin nagu, kui vaadata tagant järgi, ma olin nagu väga dark. Reaalselt, nagu vaadata seda pilti, jah, ilus nii-öelda noor naine räägib, on ju, aga midagi oli seal pildil valesti. Ja ma ei ole, mu lapsed on täna 5, ma ei ole kunagi olnud nii halb ema, kui sellel perioodil, kus ma kõige rohkem mingisuguseid praktikaid tegin. Ja mul on ülikahju selle pärast. Selles mõttes ma saan sellest aru, kogu sellest seltskonnast, kogu sellest vaimsuse teemast, et tõesti see on nii inimesse kirjutatud, et ta otsib mingisugust mõtet, või ma ei tea, otsib elu mõtet või mingisugust, need on kõik omavahel kuidagi seotud asjad, et mingisugust rahu ajavad kõik taga veits, on ju, või elu mõtet või mingisugust pointi, mis see on, ja siis on nagu elutee on ka paljudel selline pusletükkide otsimine, et see pea isegi mingi spirituaalne asi olema, aga umbes, et ma ei tea, kui ma saan nüüd selle töökoha näiteks, et siis mingi asi nagu loksub paika ja siis tuleb mingi uus asi, aga see on niisugune eluprotsessi paratamatu osa, et see on niisugune inimlik progress minu arust, et mitte, et sa ei ole nagu kunagi rahul millegagi põhimõtteliselt, on ju. Aga tänu sellele on meil, ma ei tea, siin iPhone'id ja asjad, on ju, et lihtsalt inimene nagu ei ole kunagi rahul sellega, mis tal on. Põhimõtteliselt alati tundub see muru kuskil mujal rohelisem. Aga jah, et eluosad võivad ka olla, nagu ma ei tea, et ma saan lapse, siis äkki loksub midagi paika ja siis on mingi appi, mul on nüüd laps, et kus mu elu mõte siis on ju. Aga toona, jah, kui ma olin Delfis, sina oled ainuke külaline, kes on saanud veto Eesti ESO saates, sest ma ei ole toimetuse liige, ei olnud ka Delfis, kui ma töötasin, on ju, ja see oli väga juhuslik, et meil oli seal üks helimees tööl, kellele ma juhuslikult mainisin pärast oma mingit saate salvestuse lõppu, et Laura Valk tuleb, on ju. Ja siis ta tegi suuri silmi mulle, ütles, et oi, et sa ei tea, mis siis Laura Valguga praegu toimub. Ja ma tõesti, ma nagu ei loe väga palju uudiseid, ei olnud nagu täpselt nii kursis selle asjaga, on ju. Ja siis toona oli Delfis mul niimoodi, et ma alati kirjutasin mingi rubriigi siis toimetajale, et kas ma saan ESO üles panna, et ma ei tea, kui mul oli mingi kuulus inimene külas, kirjutasin Kroonika toimetajale, kui oli mingi naine, kirjutasin sinna naistekale, on ju, et erinevatesse kohtadesse oli mingi maa teema, kirjutasin Maalehe toimetajale ja siis ma kirjutasin, aga mitte keegi ei tahtnud Laura Valguga saadet üles panna ja siis ma helistasin sulle, ütlesin, et meil ei ole mõtet seda teha, sest ma ei saa üles panna, on ju. Aga mis sind nagu toona siis nii tugevalt sinna tumedusse viis, et mina sain siis sellest oma helimehe jutust aru, et see skandaal oli see, et mingil naisel oli emakakaelavähk ja siis Laura Valk soovitas tal masseerida ennast seestpoolt dildoga ja siis ja veel oli ka see fakt juures, et äkki mingi sekspood oli Laura Valgu sponsor, ehk siis eriti moraalselt vale otsus nagu. No ühesõnaga minuni jõudis see skandaal niimoodi. Aga mis seal tegelikult siis toimus? Vaata selles mõttes, et emakakaela vähiga ma kellelgi midagi teha ei soovitanud. Seal meil oli Instagramis Q&A ja sai sealt küsida. Ja kui me räägime siin nendest tantraõpetusest, taoistlikest õpetustest, siis ma ei räägi nagu mina vormis, sest ma olen nendest õpetustest tänaseks tagasi astunud, on ju, et ma ei praktiseeri neid asju ja ma tegelikult üldse ei tööta terapeudina enam. Aga
Kui me räägime siis nendest õpetustest, siis seal õpetatakse seda, et kui sul on kehas kuskil mingi haigus või mingi pinge, siis need on alla surutud emotsioonid ja sa peaksid neid siis läbi massaaži või läbi erinevate mingi kehatöö praktikate vabastama. Ja noh, ma olen alati arsti usku olnud, ma käin arsti juures, ma käisin ka siis arsti juures, lihtsalt seal oli point selles, et kui on emaka kaelas mingi valu on ju, et mida teha. Ja mina kui kehatööterapeut vastasin, et kui sul on nagu, seal oli vist see küsimuses oli ka lisaks see, et arst ütleb, et kõik on korras. Ja neid naisi on väga palju. Siis ma ütlesin, et siis joonimassaaž võib aidata. Ja me nagu rääkisin seal sellest teemast. Kuidas see läks seal nagu meediasse, läks sellega, et ma olin sellel ajal nii meedia jälgimise all, aga lihtsalt, et kuidas saab sellist asju soovitada ja justkui nagu pandi sinna juurde see kontekst, et ma ütlen, et ärge minge arstile. Tegelikult seal ei olnud nagu see, et sul on emakakaelavähk ja siis hakka massaaži tegema. Et ma ei ole arstide vastane olnud, aga tõesti ma väga uskusin seda, et kui meil ongi mingi probleem, mingi haigus, siis sellel peab olema vaimselt mingi põhjendus. Kindlasti sa oled seda juttu varem ka kuulnud, on ju. Et kui sul on mingid, ma ei tea, kõhuvalud, et siis enam-vähem, et teraapia aitab, vaata, et tee oma emotsioonidega tööd. Vahepeal see võib aidata, aga ma räägin, see on väga väsitav, sest sa jäädki ennast tervendama. Nii et jah, aga ma läksin üleüldsegi... Aga Sexpood ei olnud su sponsor siis? Bon pesupood selles mõttes, meil oli nendega koostöö, et see oligi koostöö nendega. Aga nemad ei müü dildosid? Ei müü ja see ei olnud... See ei olnud su soovitus? See ei olnud minu soovitus, et minge sinna kuhugi poodi. Vaid see oligi need asjad, mida ma ise praktiseerisin ja vaata, ongi see, et kui on see spirituaalne kogukond on ja meie seal räägime, ma ei tea, praktiseerime mingeid asju ja nagu neid õpetusi, siis kui keegi tavainimene vaatab seda kõrvalt ja umbes kuulab seda juttu, et oota, mis mõttes, et joonimassaaž aitab mingi sellise asjaga, et siis see nagu need kaks maailma clashivad nii kõvasti, et see tekitabki palju segadust ilma konteksti täpsustamata. Aga ma läksin teie majaga tülli väga, nii et aga see oli juba päris ammu, nii et... Jah, see on muidugi, kõik see spirituaalne teema on minu jaoks on alati mind väga huvitanud ja mina ei kanna midagi maha või ma ei saa niimoodi öelda, et kui ma ei saa seda asja käega katsuda või kuidagi mõõta mingi mõõdikuga, et siis seda asja ei ole olemas. On ju. Et lihtsalt meil on ju väga-väga palju siin üldse universumis mingit infot ja asja, mis ei olegi kuidagi väga seletatav ja võib-olla me ei oska seda seletada, võib-olla seda ongi raske seletada, võib-olla igasugused spirituaalsed, ma ei tea, kui inimene räägib, et talle tuleb kuskilt mingi info, on ju, siis seda ongi väga kerge naeruvääristada, sest vahepeal äkki see info on vale või ta ei oska seda tõlgendada normaalselt, on ju. Et üks asi näiteks, mis mulle tundub, et on väga mingisugune vana õpetus, on astroloogia maailm, aga see on nii ära lörtsitud nende tõlgendajate poolt, et kõik need horoskoobid, kõik see uue maailma, see mingisugune, mis planeedis sul see on ja kuidas see mõjutab sinu mingisugust karjääri või mingit tööasja, see on kõik siuke natuke umbluuline minu jaoks, aga mulle tundub, et nagu väga-väga baastasandil on seal mingi siuke väga universumi mingi õpetus, et inimesed vaatavad tähtede poole, me oleme täpselt samast asjast tehtud ja sealt nagu loetakse mingisugust asja välja, on ju. Aga see selleks, aga toona sul oli siis see raamat ju kohvrid ukse taha, on ju. Ja ma ei kujuta ette, kui võtta kuskilt mingi statistika välja, et kui palju naisi tänu sellele raamatule enda mehe maha jättis näiteks. Tohutult kindlasti on ju. No statistikat ma ei tea, aga ega selles mõttes, et Eestis on väga palju dysfunktsionaalseid suhteid ja ma ka täna ütlen seda, et ega vägivaldset suhet ei pea kannatama. Me ei pea olema suhtes, kus meid koheldakse nagu reaalselt väga-väga halvasti. Et see oli selline minu enda võib-olla elust inspireeritud nagu tegelikult liikumine, mis hakkas enne seda raamatut juba pihta. Et ka jällegi Instagramis vastasin seal küsimustele. Ja siis naised küsisid mingid siuksed küsimusi, et ma ei tea, et ma just 2 kuud tagasi sünnitasin
mu mees ütleb, et ma olen kui paks lehm on ju, ja no mingid nagu sellised väga rajud asjad, siis sealt tuligi see, et mis asja nagu, et kohvrid ukse taha vaata, et nagu, et see ei ole okei. Jah, noh, et kui mulle tundus täpselt see siuke kahe maailma hästi suur põrkumine, et meil on mingisugune New Age'i Laura Valk, kes soovitab põhimõtteliselt kohe nagu välku ja pauku on ja siis meil on mingid vanad traditsioonilised naised, kes soovitavad asju parandada ja noh, lihtsalt teistsugune mõtteviis, et kunagi lihtsalt ei mindud mitte kunagi lahku, ükskõik mis juhtus. Et see tundus mulle jäsuke kahe maailma põrkumine täielikult on ju ja lihtsalt võib-olla nagu inimesed on mõjutatavad ja no minul on ka seda väga palju ette heidetud, et appi, mis valeinfot sa siin podcastis läbi lased ja sa ei kontrolli ja nii edasi on ju. Aga no see ei ole minu eesmärk selle podcastiga ja samamoodi iga inimene võiks ise mõelda on ju. Mingisugune vastutus on inimestel, et me ei saa nagu elada mingisuguses padja ühiskonnas, kus me peame kõik inimestele nagu ära mõtlema inimeste eest kõik asjad ja umbes nagu, et kui sa näed filmis, et keegi tulistab inimesi maha, et siis sulle peab ütlema, et kuule, et ära ise seda tee on ju, et see ei ole nagu normaalne minu arust, et inimene võiks ise ka midagi mõelda on ju. Aga toona mulle ja tundus, et võib-olla sellised väga mõjutatavad naised siis lähevad hullult selle sinu soovitustega kaasa ja võib-olla ongi, et lihtsalt mingid suhted, mis tegelikult jumal hästi toimiks on ju, aga need naised nagu korra mõtlevad, et oi, mulle see ei sobi, mis mees tegi on ju, kohvrid ukse taha ja siis mingi 2 kuu pärast nutavad patte, et appi, mis ma tegin. Ma neid lugusid nagu pole väga palju minuni jõudnud, aga ma võtsin oma raamatu muideks müügilt tagasi. Nii et selles mõttes, et mingi 20 raamatut vist mingisse raamatupoodi jäi, mis nad olid välja ostnud, aga muidu ma hävitasin oma kogu laovaru ära. Nii et aga kui sa ütlesid enne, et sa täitsa alguses, et sa otsisid vastuseid on ju, ja siis nagu mingis mõttes nüüd, kui sa räägid sellest, et sa võtsid erinevaid praktikaid ja proovisidki igasuguseid erinevaid asju, siis mis see nagu see põhiküsimus oli, millele sa vastust otsisid? Ma tundsin nagu sellist, isegi kui mu elus oli nii-öelda jälle jutumärkides kõik hästi, ma ei tea, ma saavutasin mingi edu, ma sain väga tuntuks, kahjuks, ma ei tea, et justkui nagu ühiskondlike standardite järgi ma olin väga noorena saavutanud väga palju, aga ma ikka ei tundnud ennast hästi. Et nagu see ongi nüüd see, kui sa ütlesid, et kes satuvad sinna New Age võib-olla tihti on ju need, kes on need raha ja autod ja majad nagu läbi proovinud, siis okei, tõesti mul maju ja autosid nii palju veel selleks ajaks ei olnud, aga ma nagu arvasin, see on see võib-olla ka meie nagu natukene siuke feministlik propaganda, mida noortele naistele tehakse, et tee kõik need saavutused ära ja siis sa saad õnnelikuks, siis sa leiad armastuse. Ma ei tea, minu jaoks nagu mida rohkem ma keskendusin sellele välisele, seda õnnetumaks ma tegelikult muutusin. Ehk siis, piibel ütleb seda, et me oleme sündinud on ju vaimus surnuna, ehk siis lahus Jumalast. Ja nüüd, kuna mu juures on käinud väga palju inimesi teraapias, ma olen selles mõttes nagu, ma olen päris hea uuringu teinud Eesti ühiskonnas, on ju. Et enamus need mured inimestel on samad. Tuntakse ennast üksikuna, tuntakse mingit ärevust, ehk siis turvatunnet ei ole, see, nagu üksindus ja turvatunde puudus on, ma arvan, kõige enam, nagu kõige populaarsemad teemad, millega me tegelesime kunagi teraapias. Ja selline nagu üleüldine võib-olla, ma ei tea, kas ära lõigatud tunne, aga ei tunta ühendust teistega, et meil ei ole nagu lähedasi suhteid ühiskonnas oma pereliikmetega, oma sõpradega, oma naise, mehega, on ju. Ehk siis need 3 teemat. Ja tegelikult see lilla raamat põhjendab seda väga hästi sellega, et me oleme Jumala poolt loodud ja nüüd siis me sünnime siia ilma ja meilt on ära võetud selle pattu langemise tulemusena see asi, milleks me loodud oleme. Me oleme loodud elama osaduses Jumalaga, ühenduses temaga, isikliku suhtega Jumalaga ja need on kõik need asjad, mis olid seal Eedeni aias olemas Aadamal. Ehk siis, et olla nagu hoitud Jumala poolt ja juhitud ka. Kas sa arvad, et ütleme see üksindus, et see
et noh, see ongi inimestel, noh, hästi palju räägitakse, sinu oli ka siis varasemalt oli ju suur kategooria, millega sa tegelesid, on igasugused suhteprobleemid ja see ongi kuidagi see, et praegu sinu jutust ma eeldan seda, et seda üksindust ei saa ravida nagu suhetega või isegi lastega või isegi mingisuguse perega, et sa võid ju, sul võivad kõik need asjad olla olemas, aga sa tunned ikka ennast üksikuna, on ju. Et järelikult see siis tulebki ainult sinu enda seest, on ju. Ja ma varem arvasin, et see on lapsepõlve trauma tulemus. Aga siis nagu huvitav koht oligi see, et ma töötasin ju enda traumadega, ma ei tea, peaaegu 10 aastat. Ma töötasin teiste inimeste traumadega ja siis ongi see, et sa võid teha nagu aastaid nende lapsepõlve traumadega tööd ja see oligi see koht, kus ma nagu hakkasin vaatama oot, et need asjad ju nagu lõpuni ei tööta. Sa võid tegeleda ema teemadega, isa teemadega, ma ei tea, vanaema, vanaisade teemadega, on ju, siis teha mingi eelmise elu rännakuid ja igasuguseid asju. Aga need 3 teemat, need ei saa kunagi ravitud, sest me ei saa neid ise ravida. Me saame, noh, jällegi see on see, et ma ei taha kedagi siin õpetama hakata, aga ma näen siis seda niimoodi, ütlen selle klausli juurde. Ma näen seda niimoodi, et need 3 asja on need, mida ainult Jumal saab meile anda. Ja lõpuni saab ainult tema meid tervendada. Me võime igast asjadega ennast ehtida, me võime igasuguseid asju juurde õppida, me võime igast praktikaid teha, aga meie looja on see, kes saab meid lõpuni terveks teha ja kes saab meile anda selle rahu, selle kuuluvustunde ja selle turvatunde. Ja huvitav on see, et alates nagu juulist ma ei ole ennast üldse, ma ei tea, tervendanud. Ja see on muidugi asi, mida ma olen pidanud nagu teadlikult siis ümber õppima, sest see terapeudi kutsehaigus on see, et kohe, kui mingi probleem elus on, sa lähed kaevama seda. Nüüd ma olen pidanud õppima mitte kaevama ja mitte proovima asju ise lahendama. Sest noh, saatana või siis selle mao üks nii-öelda vanemaid valesid meie inimkonnale on olnud see, et jah, Jumal on olemas, ta ei hooli sinust. Teda ei huvita see, kuidas sul läheb võib-olla ja sa pead nüüd ise minema ja hakkama neid lahendusi endale leidma. Ise ennast tervendama, sest sa oled nagu nii-öelda essentially siin maailmas üksinda. Ja seda ma tundsin hästi tugevalt, et see on nagu siuke nagu hüljatud lapse justkui nagu tunne või sündroom ja isegi kui me saame suureks, noh, ka kui ma ei tea, kas sind see nagu kõnetab, aga võib-olla kui kuulajad mõtlevad, siis väga palju ju me nagu sisendame endale, et ma pean ise kõik need asjad ära tegema, ma pean ise enda eest hoolitsema, keegi teine mind siin maailmas ei hoia või keegi teine mu eest ei hoolitse, ma pean ikka ise minema. Kui minema võitlema endale need asjad välja, on ju. No see on üks hästi, näiteks manifesteerimine, hästi populaarne teema, et üks kõige klišeelisemaid lauseid, mida kõik kuulud ütlevad minu arust veel sellise näoga, nagu nad oleks ise mingi tohutu geniaalsuse peale tulnud, et ja, sa võid manifesteerida, aga sa pead ka tegema selle nimel midagi ja no põhimõtteliselt see väljendabki seda mõtet, on ju, et mine ja tegutse ise ja siis alles hakkavad asjad juhtuma, mis on noh, nagu loogiline, aga no see nagu väljendab ja seda mõtet, et sa pead ise kõik välja võitlema endale. See kuldne lause on tavaliselt, sa lood oma reaalsuse ise. Oled kuulnud, on ju? Sa looma reaalsus. Create your reality, on ju, looma elu, loo see. Ja see on ju tegelikult piiblist võetud see manifesteerimise nagu põhimõte, aga see ongi see, et me paneme inimese sinna Jumala staatusesse. Et kõige alguses Jumal lõi selle ja nii edasi, siis me nüüd tahame ise need Jumalad olla ja tahame ise looma hakata, on ju, mingeid asju. Ja see on see manifesteerimise teema, et palju aetakse sassi nagu, et palve on sama nagu manifesteerimine. Tegelikult palve ei ole sama nagu manifesteerimine, sest kui ma palun, mina palun Jumala plaani realiseerumist enda elule, mitte minu tahtmise ja minu plaani. Manifesteerimine on see, et ma ei tea, ma manifesteerin, mul on vaja 10 miljonit, on ju. Palve on see, et Jumal, kas ma tahaksin paluda, et sinu parim plaan saaks mu elule osaks. Sest kui ma lähen Jumalalt paluma 10 miljonit, siis põhjus, jälle, mina näen seda nii, et põhjus, miks mul seda 10 miljonit ei ole, on ilmselt kaitse millegi eest. Ja kui ma käisin kirikus, seal saab eestpalvele minna, mis tähendab siis seda, et sinu eest palvetatakse, kui sul on mingi mure, on ju. Siis selle põhimõte on ka erinev tervendusest,
kuna seal palutakse, et Jumal tooks need vastused, Jumal tooks lahenduse, Jumal tooks tervenduse. Aga ühesõnaga ma läksin sinna eestpalvele, et nii, et mul on nüüd mul oli uus ettevõte toona, et palun, et äkki saaks nagu Jumalalt paluda mingit nagu et see asi läheks käima. Ja siis meesterahvas siis küsis mu käest, hakkas naerma, kuna ta on ise ka ettevõtja taustaga, siis ütles, Laura, Jumal võiks sulle homme tuua, ma ei tea, 500 klienti, aga sa töötad ennast surnuks ja sa lähed põrgusse. Kas sa tahad seda? See on siuke lihtsastatud ütlemine. Ja siis ma ütlesin, et ei taha. Valetame seda, et las Jumala plaan saab et see tuleks esile. Ehk siis need on nagu kaks hästi erinevat ellusuhtumist. Kas siin tekib siuke filosoofiline küsimus vabast tahtest ja saatusest, et ütleme, erinevad spirituaalsed inimesed räägivad seda, et mingi tüüp küsimus ma olen küsinud, et kui 5-aastane väike süütu laps saab mingisuguse väga õudse haiguse ja ära sureb, siis mulle on väidetud, et siis ta on ise valinud selle endale, selle nii-öelda saatuse tee. Aga selle põhjenduse järgi ma võiks justkui põhjendada, et kõik, mis juhtub, on Jumala plaan ja nagu, et ma usaldan, ütleme, tema kätesse ennast, ja tema plaan on see, et 10 miljoni asemel näiteks ma saan hoopis 10 millise võlakaela või mingi laps sureb ära või mingi ekstreemne näide. Et ma ei tea, kas kõik on Jumala plaan või me saame ikkagi ise ka siin mõjutada? Vaata, meie vaba tahe on see, et kas ma elan ise endale omast tahtmisest või ma elan siis koos Jumalaga. Ja ärge saage valesti aru, kristlaste lapsed jäävad ka haigeks. Kristlastel sünnib ka puudega lapsi. Kristlased väga palju ka kogevad raseduse katkemisi, vähki. Selles mõttes, et me ei ole mingisugune äravalitud rahvas selle koha pealt, et meil nüüd ühtegi probleemi ei ole. Mul on ka mingid mured ja probleemid, millega ma tööd teen selles mõttes, et millest sa proovid ennast siis läbi närida. Ja tavaliselt alati, kui jutt läheb usu peale, siis alati seda laste haiguste teemat see küsimus alati kerkib, sest see tundub nii ebaõiglane. Aga nüüd, kui me vaatame siin suuremat pilti, siis see maailm, milles me täna elame, me ei ela ju täna paradiisis, vaid me elame siin maa peal. Ja kes on meie maavürst? Saatan. Kui sa piibli lugemiseni jõuad, et sa tahaksid seda teha, siis seal on see lugu pikemalt kirjas ja see on hästi huvitav. Aga see on ka see, et me ei ela täna paradiisis, vaid me ju langesime pattu, meid nii-öelda Aadamat ja Eevat aeti siia maa peale ja öeldi, et okei, saagu siis sinu tahtmine. Tahtsid süüa sellest puust, saagu sinu tahtmine. Ja siis nad hakkasid oma teadmiste kohaselt elama. Et see, mis meil siin on, need haigused, need sõjad, need probleemid, see ei ole Jumala kätetöö, vaid see on pigem saatane kätetöö. See on hästi põhiline, see nii-öelda Jumala olemasolu üle vaieldes on see põhiline argument ja mida tuuakse, et kuidas siis Jumal laseb sündida sellistel asjadel, et ütleme, mis iganes sõjad või laste haigused või mingid sellised asjad, et kuidas me saame elada universumis, kus Jumal laseb saada väiksel lapsel mingi ajuvähi ära surra, et kui Jumal oleks olemas, ja kui ta on loodetavasti hea või vastand siis ütleme halvale või saatanale või mis iganes et siis ta ei laseks sellel juhtuda. Jumal proovin ettevaatlik olla oma sõnadega, sa vaata mainisid seda, et kui keegi 5-aastane saab vähi, et siis ta on ise endale selle saatuse mingi valinud või loonud. See on tegelikult kohutav asi, mida rääkida. Või siis näiteks tema vanemad on valinud selle saatuse, et tegeleda sellega, aga kujuta ette, kui sa ütled sellisele inimese, kellel on see kogemus, et see on ju õudne. See on õudne asi. Kõik see, mis meil siin toimub, on siin kirjas ilmutuse raamatus. Ilmutuse raamat räägib sellest, mis meil siin maailmas praegu toimub. Ja siin piiblis on kirjas, see on 2000 aastat vana selles mõttes tekst, siin piiblis on kirjas, et enne seda, kui nii-öelda see selline maailmakord läbi saab, siis on sõjad, on haigused, on katkud, on igasugused probleemid. Ja mulle tundub, see on nüüd minu, kuidas ma siiamaani olen aru saanud, on see, et
see kõik on nagu profeteeringute kaudu siis ette ennustatud Jumala sõna järgi, aga see kõik on selleks, et lõpuks tuua au Jumalale. Ehk siis, et ma ei taha nüüd öelda seda, et me peame nüüd, et kui lapsel on vähk, sa pead selle teekonna läbi tegema selleks, et sa saaksid aru, et Jumal on olemas, aga kõik need haigused, kõik need probleemid, need sõjad, see vägivald, ma ei tea, kohutav vägivald leiab maailmas aset, mingid lastele millegi tegemine, see on kõik saatana või siis kuradi kätetöö. Läbi selle me saame näha seda, et ka Jumal on olemas, sest kui on nii halb asi või nii halb, kes iganes olemas, siis peab olema ka järelikult nii hea asi olemas. See on niisugune universumi seadus, vähemalt meie universumi siin, selle maailma on see polaarsus on ju, et alati on nagu asjal kaks poolt, et on nagu öö ja päev ja mees ja naine ja pluss ja miinus ja Jumal ja kurat ja nii edasi on ju, et kõik saab tähenduse nagu selle kontrasti baasilt. Me peame kogema vahepeal halba selleks, et saada aru, et on hea. Ja. Kusjuures lükkan ühe müüdi ümber, mida hästi paljud inimesed usuvad, on see, et Jumal ja kurat on nagu teineteise vastandid, on ju. No see oli just praegu see, et halb ja hea, Jumal ja saatan või Jumal ja kurat. Tegelikult Jumal lõi ka saatana. Ta oli ju üks inglitest ja siis ta aeti välja sealt, on ju, ja öeldi, et mine valitse siis seal maa peal, on ju, ja nii edasi. Ehk siis tegelikult saatan on ka Jumala loodu. Nad ei ole kaks võrdset vastast. Ja nüüd siis inimesed, kes leiavad Kristuse läbi Jeesuse Kristuse nime, tegelikult saatan peab ka neile alistuma. Mul oli üks huvitav vestlus ühe naisterahvaga, kes tegeleb ka igasuguste esoteerika teemadega nagu tööalaselt ja ma tean teda juba ammusest ajast ja siis ta ütles, et unehalvatuse korral, et kui ta on unehalvatust kogenud, on ju, et siis Jeesuse nime ütlemine lõpetab selle unehalvatuse koheselt. Ehk siis tegelikult vaimumaailm ja saatan, nad peavad nagu alluma või alistuma Jeesuse nimele. Ja kristlastena meil on kaitse selle eest, et vaimumaailm on väga reaalne. Ma ei tulnud siia ütlema seda, et neid vaime ei ole olemas ja ayahuasca ajal sa näedki vaime ja sa saadki neid kogeda, sest see nii-öelda piir kahe maailma vahel muutub õhemaks. Küsimus on selles, kas me inimestena peaksime neid asju torkima, kas me peaksime vaimumaailmas ringi sorama, kui me oleme elavad inimesed, on ju. Aga üks mõte läks kaduma. Ühesõnaga, et kui ma elan osaduses Jumalaga ja Jeesusega, siis kellel iganes, ma ei tea, mingid kurjad vaimud või mingid kummitused kodus on, siis tegelikult Jeesuse nime peale nad peavad lahkuma, et see on vaimumaailma seadus. Nii et ma ise nägin seda asja niimoodi, et kui mulle hakati rääkima Jumala sõna, siis ma nagu mõtlesin, et okei, ma olin nagu tahtnud selle vaimumaailmaga tegeleda, aga et kui kõik need peavad alluma Jumalale ja Jeesusele, siis ma enda peas nagu mõtlesin, kas ma tahan olla võitjate tiimis või kaotajate tiimis. Ja ilmutuse raamatus on ka kirjas see, et ega see kurat on niikuinii juba kaotanud. See on juba nii. Jah, et seal on ju hästi huvitavaid ettekuulutusi mingisugustest lõpuaegadest ja mingid konkreetsed asjad, et ma ei tea, taevas muutub mustaks või mingid siuksed asju on seal ka nagu väga konkreetselt kirjas. Aga üks huvitavamaid piibliloo kirjeldusi, mida ma kunagi väga-väga ammu kuulsin ja ma olen rääkinud seda lugu, et piiblilugude tõlgendamine on täpselt samasugune küsimus, on ju. Et on näiteks mingisugune kindel hulk kristlasi, kes tõlgendab piiblit sõnasõnaliselt ja need on need hullud, kes lasevad on ju madudel ennast salvata ja siis kui sa nagu ära sured sellesse mürki, järelikult sa ei uskunud piisavalt. USAs on mingi siuke hull kamp, on ju. Kuna piiblis on kuskil see kirjas, et kui madu sind ammustab ja sa oled nii-öelda õigeusklik, siis sa ära ei sure, on ju. Aga üks huvitavamaid lugusid oli kunagi see Joona lugu, kes siis vist võitles Jumala
tahtele vastu, et Jumal ütles, et sa pead minema põhimõtteliselt, noh, hästi nagu üldiselt räägin selle loo, et sa pead minema kuhugi, on ju. See Joona ütles, et ei, ma ei lähe, on ju, ma ei taha. Ja siis ta oli merel ja Jumal nagu nii-öelda karistamiseks või õpetamiseks või mis iganes lasi selle laeva vist põhja ja siis vaalaskala neelas selle Joona alla, on ju. Ja seal kõhus siis just kui ta leidis selle nii-öelda tee Jumalani uuesti ja sai aru, et ta oleks pidanud seda kuulama ja vaalaskala pritsis sülitas ta välja. Ja seda lugu tõlgendati siis mulle niimoodi, et mõtle nagu inimese füsioloogiale, et mida see tähendab, et miks vaalaskala kõht näiteks on ju, et mis meil kõhus toimub, et põhimõtteliselt tähtis eraldub ebatähtsast, on ju, et sa võtad toitained, su keha imendab need, on ju, kõik muu väljutab põhimõtteliselt, on ju. Ja see on nagu metafoor täpselt põhimõtteliselt inimese keha toimimisele, see sama lugu on ju, et Joona läks sinna kõhtu ja seal kõhus nagu justkui tähtsad asjad said tema jaoks selgeks, on ju, ja ebatähtis läks minema. Kuidas sina piibli lugusid tõlgendad, et kas sina näiteks usud konkreetselt, ma ei tea seda, et Jeesus Kristus kõndis vee peal või see vesi, ma ei tea, sümboliseerib midagi, selle peal kõndimine sümboliseerib seda, et mingisugust kontrolli selle üle või kuidas sa suhtud nendesse piibli lugudesse? Kuna ma olen noor kristlane, siis ma proovin ise igasuguseid asju võimalikult vähe sinna nagu juurde mõelda. Ma ei ole piiblit lugenud kaanest-kaaneni läbi, see on umbes 1100 lehekülge, et see on selline pikem projekt, aga nii palju kui aega on, siis ma loen neid lugusid. Minu jaoks on see nii uue kui vana testamendi lugemine olnud, esiteks uus testament, tavaliselt uutel kristlastel soovitatakse alustada uuest testamendist ja üleüldse, kes on nagu curious, ühesõnaga uudishimulikud piibli suhtes, siis väga hea on alustada uuest testamendist. See on võib-olla nagu meile natuke lihtsasti mõistetavam ja sealt see põhiline asi, mis läbi kumab või läbi tuleb, on see, et Jumal väga-väga armastab meid. Ja see on see koht, kus me peaksime sisse minema. Et Jumal väga-väga armastab meid kõiki ja need erinevad uue testamendi lood, need jüngrid, kes seal olid ja need inimesed, keda Jeesus aitas ja tervendas, kes terveks tegi. Mitte keegi meist ei ole liiga kaugele pattu ära langenud. Kui me kutsume Jeesust. Isegi pedofiilid. Ajakirjanikul ikka praegu, aga no see on minu enda jaoks üks siuke nagu, et mul on raske sealt tagasi tulla. Ma küsisin seda sama küsimust Urmas Viilmalt ka kunagi ja tema ütles, et sellepärast on inimene ei ole nii võimekas kui Jumal või Jeesus Kristus, sest inimene ei suuda seda andestada ja Jumal suudab. Inimene ei suuda seda andestada ja ma arvan, inimene ise ei suuda seda endal ka terveks teha. Kristlast sa tunned tema viljade järgi, et ma võin siin ka rääkida täna ükskõik mida, aga kui te vaatate nagu mind ja minu käitumist, siis tegelikult usku me tõestame läbi oma tegude, mitte lihtsalt läbi uskumise, et tegu peab ka järgnema. Aga ühesõnaga, et kõik need inimesed, keda Jeesus seal, ma ei tea, pimedaid pani nägema, halvatud inimesed hakkasid kõndima, kurdid said kuuljaks ja nii edasi, siis mina tundsin võib-olla mingil hetkel seda, et et ma olen juba nii kaugele nagu sinna, ma ei tea, maailma teele läinud, et need kiriku inimesed tundusid jube pühad, jube patust puhtad ja et mina ometi nendega samasse seltskonda nagu elu sees ei saaks kuuluda. Et ma olin juba justkui teinud liiga palju vigu enda arvates, et kirikus nad tundusid nagu, ma kuidagi mul ei klikkanud sellega ära. Aga tegelikult seal ka üks väga oluline Jeesuse järgija oli Maarja Magdalena, kes oli täielik, ta jõi, ta käis baarides, nagu ta oli täiesti rüvetatud naine. Ja läbi selle Jumala armastuse, see, et Jeesus kutsus teda tema päris nimepidi, läbi selle ta sai terveks. Et
ühesõnaga Uus Testament annab meile nagu seda teadmist, et kuule, kui nemad kõik seal said terveks, ma saan ka terveks, kui ma ainult usun, on ju. Vana Testamendi Jumal on siuke rohkem nagu kärts ja mürts ja seal need asjad, mis maailmas siis toimusid, need vead, mida inimesed nii-öelda tegid, need olid nagu sellised, et sellele tihti järgneski mingi karistus. Ja siis Jumal seal rääkis nendega ja kutsus neid korrale, et see Vana Testament on nagu siuke, ütleme vürtsikam lugemine natukene. Aga kas usud näiteks, et ütleme, ma ei tea, homoseksuaalsus on ju, see on ju piibli järgi patt. Kas need homoseksuaalid on siis kõik nagu teevad pattu põhimõtteliselt ja kas seda on võimalik ravida? Ajakirjaniku küsimus jälle. Sul on külg hakanud see. Mul on sõpru, kes on mulle väga kallid, kes on siis nii-öelda oma sooga suhtes. See on jälle siuke küsimus, millega alati minnakse, et kas nemad siis ei vääri armastust ja et kas sa tõesti ütled, et ma ei tea, et nemad ei peaks siis, et kui näiteks sulle meeldiksidki mehed, on ju, et kas sa siis pead elu lõpuni üksi olema selleks, et sa pattu ei teeks. Kristlased vaatavad sellele kui igale muule patule. Ehk siis küsimus on selles, et kas ma tahan meelt parandada või mitte. Ja meil on vaba tahe. Meil on vaba tahe elada ise endale, magada, kellega me tahame ja öelda Jumalale, et ma ei taha sust midagi kuulda, ma ei taha kuulda midagi Jumala sõnast ja ma ei taha teha seda, mida sina ütled, et on mulle parem. Et selle koha pealt, kas sellest on võimalik terveneda, isiklikult mul ei ole seda probleemi elus olnud, et ma ei ole nagu naisega suhtes olnud, mina ei ole pidanud sellest tervenema. Ma olen kuulnud väga palju lugusid põhiliselt USA-st, kus jagatakse nagu tunnistusi, et on sellest tervenetud. Ja tihti, kui näiteks kirikus hakkavad käima siis homoseksuaalid, nad võib-olla maadlevad selle tungiga olla mehega koos veel aastaid. Et see ei saa niimoodi päeva pealt, ei võeta neilt ära. Aga nad ise on öelnud, et aga ma valin selle, et ma tahan teha nii, nagu Jumala sõna ütleb. Ja see on nende vaba valik. On ka väga paljusid, kes elavad nii nagu oskavad ja valivad. Et patte on hästi palju selles mõttes, et homoseksuaalsus ei ole ainus asi, millest piibel soovitab hoiduda. On ka teisi asju, on ka naise petmine, mehe petmine, abielu rikkumine ja nii edasi, on ju. Intsest ja kõik siuksed asjad. Et neid erinevaid patte on nii palju, varastamine, tapmine. Mitte vist ainult petmine, vaid isegi himustamine, lihtsalt petmisele mõtlemine on juba. No kui sa himustad teist naist, siis see, ma arvan, näitab väga hästi sinu olemust. Siis sa juba tahaksid abielu rikkuda, aga sa ei tee seda. See näitab sinu südame hoiakut. See näitab minu tugevust, et ma valin seda mitte teha. No okei, selle pool punkti ma võin sulle anda. Mis sa sellest arvad, et ma olen nagu hästi palju mõelnud erinevatele religioonidele ja põhimõtteliselt ütleme, kui me võtame konkreetselt selle Jeesuse loo mingisugused tähtsamad punktid, on ju, et sündimine justkui pühast vaimust, siis mingid 3 tarka tulid sinna, siis on ju teekond mingisuguse nii-öelda tavalise töö peal, siis surm, ülesärkamine, kõik sellised asjad, et need on väga paljudes erinevates maailma kultuurides on nagu väga-väga sarnased lood, väga analoogsed lood, on ju. Et ütleme, inimene, kes usub, on ju Jeesus asemel näiteks Mohamedi, et mis nagu öelda neile või kas nad on valinud vale tee või kuigi nad elavad nagu oma usu järgi ja raske on neid isegi selles ju kuidagi süüdistada, kui nad äkki isegi ei tea mitte ühestki teisest muust usust, on ju. Aga just see, et see lugu tundub siuke universaalne lugu, mis on väga paljudes erinevates religioonides nagu üht või teist pidi kajastatud, on ju. Et isegi need, hinduism ja kõik sealt Aasia poolt, sealt on nagu natukene teise pointiga need religioonid minu arust, aga ütleme jah, et islam ja kristlus on nagu väga-väga sarnased.
no seal on ka mingid minu arust, noh, ma ise ei ole Koraani lugenud ja ma ei tea, praegu ei tunne ka, et tahaksin, aga inimesed, kes on seda lugenud, ütlevad, et mida rohkem nad oli Muhamed, see on ju, mida rohkem nad tema kohta uurivad, seda vastikumaks ta inimesena muutub. No seal on ka sellised karmid asjad, kuidas ta mingisuguseid lapsi endale naisteks võttis ja nii edasi. Aga Jeesus ei teinud neid asju. Et mida rohkem sa õpid Jeesust oma elus tundma, seda suuremaks see armastus läheb tema vastu, seda rohkem sa tahaksid tema sarnane olla. Aga jah, kui islamit uurida, siis mis asjad neile seal lubatakse, et taevas sa saad, ma ei tea, palju neitseid endale ja nii edasi. Naistele vist taevas väga ei ole midagi islami järgi, et siis võib juba otse ju põrgusse minna, on ju. Nali. Aga ühesõnaga, et mida rohkem nagu neid mehi vaadata ja uurida nende tegusid, siis üks muutub järjest rõvedamaks, teine muutub nagu, noh, mida rohkem sa õpid selle kohta, mida ta tegi, no siis minu jaoks see juba vastab kõik ära. Mina ei taha enda jumalaks või enda selleks päästjaks inimest, kes võtab lapsi endale naiseks. See on ju rõve, ma ei soovi seda. Aga noh, siin on jällegi see, et see on minu isiklik nii-öelda eelistus. Et mida ma ütleksin inimestele, kes usuvad kõike seda, siis mul ei ole täna nagu vajadust otseselt teha kellelegi selgeks, et sina eksid. Ma arvan, et on oluline see armastus Jumala vastu ja kui me väga otsime Jumalat, ta saab meid kätte niikuinii, ta leiab meid üles ja ta leiab meile nagu viisi meile ennast ilmutada. Et ma arvan, et see südamehoiak on see, mis on kõige olulisem. Et ma ei ole nagu religiooni teemades väga tugev, aga mis on minu elu muutnud inimesena nagu totaalselt, on isiklik suhe Jumalaga. See, et ta on mu elus, ma kutsusin ta enda ellu ja see on mu elu parim otsus olnud. Aga Laura, millal sa mõtlesid esimest korda, et läheks siis kirikusse või millal sa nagu mingi esimese sammu tegid või kuidas see nagu teadlik moment tuli, sest meil on ka ikkagi, ütleme, kui USA-s on täiesti normaalne, et kõik ütlevad, et ükskõik milline kõne algab neil põhimõtteliselt tänu Jumalale on esimene lause, siis meie siin Eestis oleme ikkagi rohkem metsarahvas, et meil on veider, kui täiskasvanud inimene lambist hakkab kristlaseks. No siis küsitakse, mis sa tegid? Mis juhtus või kes ära suri või midagi sellist. Et kui suure kuritööga sa hakkama said, et sa nüüd hakkasid Jumalat uskuma, et mis pidi halba juhtuma? Ma vist nagu, mul ei olnud, see oli juulikuus, mul ei olnud mingit suurt kriisi. Ma olin lihtsalt väsinud sellest viisist, kuidas ma olin üksi pidanud elama siin noore naisena ja ma kogu aeg tundsin, et kuskil peab olema midagi veel. Et see ei saagi olla elu point. Mis elu point siis on? Teenin võimalikult palju raha, saan 2 last, ostan asju, põletan seda raha läbi, reisin ja et ma nagu tundsingi, et ma olin vaimus, olin surnud. See juhtus tegelikult niimoodi, et äkki 2 aastat tagasi ma sattusin nagu kokku samasse seltskonda 2 kristlasega ja nad ei hakanud mulle seal nii-öelda evangeeliumi kuulutama, vaid terves suures seltskonnas, see oli üks pereteraapia sissejuhatav kursus. Neil oli pikk abielu selja taga ja ma loodan, et ma nüüd kellelegi liiga ei tee, aga mulle jäi sealt meelde, et nemad 2 olid ainsad, kellel oli normaalne, toimiv, rahulik pereelu. Kõik teised olid nii nagu ma isegi. Laste isast lahku läinud, ma ei tea, osadel oli seal juba 3. ring, siis olid lapsed olid mingid suurte probleemidega, olidki nagu igasugused jamad olid nagu kõigil ja minul endal ka. Aga siis oli seal see abielupaar, kes oli olnud lapsed suureks kasvatanud ja nende suhtes mängis väga olulist rolli usk. Ja ma olin siis nagu deep in the new age ja nad ei hakanud mulle midagi peale pressima, aga sealt sai see esimene seeme sai nii-öelda idanema. Et ma mõtlesin, et mis neil on sellist, ma tahan ka seda rahu. Sa vaatad inimesele otsa, sa näed, et ta nagu päriselt õnnelik, et ta ei otsi enam. Ja see oli Jeesus, mis neil oli. Ja ma sain selle nüüd kätte. Ja siis läks aega mööda väga pikalt. Ja siis mulle hakkasid sattuma sinna minu teraapiaruumi
mõned noored kristlased. Ja siis nad rääkisid, täitsa minust nooremad on ju, et nemad on just hakanud käima koguduses ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, huvitav, okei, äkki peaks ka proovima. Siis ma olin kõik teised asjad juba läbi proovinud. No tõesti. Ja see oli nii naljakas, ma Instagramis natukene jagan nendel teemadel, ma ei tea, kas sa oled näinud, aga kui ma tulin nii-öelda siis kapist välja selle avaldusega Instagramis, et ma leidsin Jumala, siis osad New Age inimesed hakkasid mulle sinna kommenteerima. No halvasti manifesteerisid siis. Või nagu, et sa tegid neid praktikaid, äkki sa ei teinud piisavalt. Ja siis ma ütlesin, kuulge, kallikesed, ma tegin neid praktikaid väga piisavalt. Ma ei taha rohkem teha, et ma olen rahul oma valikutega. Aga siis oli laupäev, kutsusin sõbrannat, et kuuled, et ma teadsin nii palju, et pühapäeviti pidid olema mingid teenistused kuskil. Lähen vaatame homme kuhugi. Ja siis me sattusime sellisesse ägedasse nagu natuke tänapäevasemasse kogudusse, kus lauldakse ülistus laule ja nagu see asi on nagu natukene modernsem, siis ütleme niimoodi. Kui need pidu? Peaaegu pidu, jah. Mitte nagu need vanad kirikud on ju, et noori tihti need ei kõneta, need suured kirikud. Ma nüüd ei taha siin üldistada, aga nii palju, kui ma kuulnud olen. Sattusime sinna ja tead, püha vaim hakkas nii tugevalt nagu puudutama mind. Ma vist nutsin terve selle esimesed tund aega seal. Ja ma nagu tundsin seda, et ma jõudsin koju. Ja ma ei teadnud üldse, mis see kõik tähendab. Ma lihtsalt tundsin, et ma pidin siia jõudma ja maksku, mis maksab, ma jään siia. Ja seal ma ütlesin peale seda teenistust päästepalve. Päästepalve on siis põhimõtteliselt palve, et Jeesus, palun tule minu südamesse, palun valitse minu elu üle, palun andesta mulle kõik need vead, mis ma teinud olen ja minu puhul oli neid palju. Ja siis ma jätkasin pühapäeviti käimist. Ja see nagu see kuidagi see plot twist või nagu see pööre oli minu jaoks, kui ma mõtlen siiamaani, see oli nii suur, see oli tõesti 180 kraadi pööre. Ja see ei ole olnud selles mõttes kerge, et kõik, mis ma olen oma elus teadnud või arvanud tõsi olevat, kõik need manifesteerimised ja kuidas maailm töötab, on ju, või kuidas me peame elama, see kõik osutus tegelikult valeks. Ja nüüd ma olen siis õppinud ümber. Aga see rahu, see on see religiooni jutt, on ju, aga see isiklik suhe Jumalaga, see, et mul on minu taevane isa ja ma räägin temaga hommikul, ma räägin temaga õhtul ja ma ei saa alati kõike, mida ma palun temalt, sest see ei ole mingisugune manifesteerimise koht, on ju. Aga ma usaldan seda, et minu nimi on pandud taevasesse raamatusse kirja tema poolt, kuna ma andsin oma elu talle ja ta hoolitseb minu eest. Ja kõige suurem asi ongi see, et ma lõpuks ometi tunnen, et ma ei ole siin maailmas enam üksi. Ja sellel ei ole mitte mingit pistmist sellega, kas ma olen suhtes või olen ma vallaline, kas mul on 2 last või 10 last, kas mul on 1 ettevõte või 10, kas ma olen, ma ei tea, vaene nagu püksinööp või miljardär, on ju, vaid see ongi see, et ma sain selle ühenduse, mida ma terve elu otsisin. Ja see on nagu, see on maailma kõige väärtuslikum asi. Põhimõtteliselt ühest korrast kirikusse minemisest siis nagu piisas? Ei, ma olen seal käinud alates sellest, et selles mõttes... ma mõtlengi, et see, kui sa kohale jõudsid, siis sa ikkagi tundsid ära, et see on sulle. On ju? Ma tundsin ära, et see on mulle. Ma tean, osad on öelnud, et nad käivad. Ma käisin ühes podcastis hiljuti ka, mis on YouTube'is üleval ja seal all ka keegi kommenteeris, et neil ei ole sellist kogemust olnud, et nagu püha vaim puudutaks nii tugevalt, aga nad tunnevad, et neile meeldib käia, käige edasi. Et see koju jõudmise tunne oli üks ja siis tegelikult läks, ma ei tea, äkki 1,5 kuud aega, enne kui ma kogesin nagu sellist tugevat Jumala ligiolu seal teenistusel, et need kogemused on nagu erinevad või need teekonnad.
et ma arvan, Jumal lihtsalt teadis, et noh, kui ta ei oleks mind seal sellel hetkel nagu niimoodi puudutanud, on ju, siis võib-olla ma oleks nagu jätkanud oma neid mõelnud, et see kirik oli ka mõttetu asi. Kuigi ma usun seda, et Jumal, kui ta on ikka võtnud nagu plaani, et see Laura nüüd on vaja üles äratada või kätte saada, et siis küll ta mind kätte oleks saanud ükskõik kas või tänava nurga pealt mõne evangelisti kaudu. No selles mõttes on loogiline, et paljud inimesed leiavad Jumala, ma ei tea, vangis või kriisiolukordades, kus sa ikkagi oled nii-öelda vastuvõtlikum mingile asjale, et kui sa enam-vähem tunned, et sul on elus kõik hästi nii edasi, siis miks sa hakkad muutma seda, mis toimib, on ju. Aga kuskil sügaval ikka on inimeses see mingi mõtte tagaajamine või mis iganes, siis sina ütled, et see on suhe Jumalaga, on ju. No et miks ma olen siia maailma sündinud? Vaata, see on ka, mida tänapäeva noored nagu küsivad endalt, on see, et meil on nii palju inimesi siin maakera peal, nagu et maailm on üle rahvastatud. Miks ma pidin sündima siia maailma või nagu mis see point on? Miks mind siia nagu minu vanemad sünnitasid? Et kas see tõesti ongi, me oleme vaadanud enda vanemate pealt, et nad on nagu tublisti tööd teinud, on ju, ja nagu kogu seda materiaalset sfääri siis oma ellu loonud. Et kas see ongi siis nüüd see, et kas ma pean jätkama samasugust elu nagu nemad? Ja mina nagu tundsin, et siin peab kuskil olema midagi veel. Ja need, kes on nagu, kes võib-olla siis kuulavad mu juttu, mõtlevad, okei, hästi presenteeritud, ei tea, kas seal nagu päriselt ka midagi on. Väga ilus tundub kõik. Ilus jutt on ju, et äkki ma olen hea turundaja lihtsalt. Et, mida sa ka kindlasti oled? No jah, ma arvan, head asja ei ole vaja liiga palju turundada, et aga see selleks, siis paluge Jumalat, paluge teda, öelge nagu enda sees väike palve, okei, Jumal, kui sa oled tõesti päris, nii nagu Laura Valk või need teised kristlased nagu vannuvad, et sa oled päris, ilmuta ennast mulle, näita mulle. Oled sina mõnda sellist märki näinud, millest mina ka aru saaks, et mis ei ole nagu mingisugune konkreetne, ma ei tea, tunne või midagi sellist? No märke saavad meile teemonid ka anda. Ütled, et need inglinumbrid ja kõik need asjad, vaata, et ma ei tea, märgid, aga minu jaoks on olnud need palvevastused, et vaata, New Age annab meile seda, mida me tahame. Mina pikalt arvasin, ma tahan edukaks saada, ma tahan rikkaks saada. Aga Jumal annab meile seda, mida me päriselt vajame. Ja mina vajasin seda turvatunnet, ma vajasin seda rahu ja ma ajasin seda nagu nii valedes kohtades tegelikult taga. Et minu palve vastus, kui ma hakkasin kirikus käima, ma ei hakka seda siin oma isiklikke asju liiga palju rääkima, aga mul olid mingid kindlad palved. Ja need inimesed tulid mu ellu või nagu ma sain seda, mida ma päriselt nii sügavalt tahtsin ja mida mitte ükski manifesteering ei olnud mulle nagu andnud. Õige mehe leidsid? Ma ei tea. Jah, selles mõttes mulle tunduvad paljud sellised spirituaalsed õpetused ja asjad ikkagi, et inimesed proovivad seda sama asja selgitada lihtsalt mingisuguste teiste sõnadega või asjadega, et see manifesteerimine ja palvetamine on väga hea näide, on ju, et kuidas nagu proovitakse leida mingisugune teooria sellest, mis on nagu piiblisse kirja pandud. Aga manifesteerimisega on ka niimoodi, et ma olen ka mõelnud elus, et siis ma ei ole sellega kunagi tegelenud kuidagi aktiivselt, aga nii paljud asjad, millest ma olen mõelnud, on mu elus juhtunud, aga mitte kunagi täpselt nii, nagu ma olen nagu mõelnud neist, et alati see tee või see lõpptulemus on ikkagi alati kuidagi teistmoodi ja kuidagi isegi õigem või siis ma olengi aru saanud nagu tagantjärele, et niimoodi oligi vaja, et umbes, et ma ei tea, see, et sa tahtsid edukaks saada versus see, et sa tahtsid mingit hingerahu lihtsalt, on ju. Ma arvasin, ma saan hingerahu läbi edu. Oligi see, vaata, et eks ma olen täna 27. Ma näen seda, et tegelikult me oleme kõik nii noored, sina ka ja mina ka, et kui me oleme uudishimulikud ja selles mõttes ka nagu väga tunnustan sind selle eest, et sa teed seda podcasti, sest sa oled uudishimulik. Sa otsid ilmselt ka mingeid vastuseid või mingid sa tahad ju millenigi jõuda, mingi teadmiseni ja sa intervjueerid siin meid kõiki ja oled seda juba 6 aastat teinud, nagu sa ütlesid. Et
olge uudishimulikud, õppige. Minu arust kõige hullem asi, mis inimesega võib juhtuda, mis minuga mingil hetkel, mida ma tundsin, oli see, et ma olen nii tark ja mina nüüd ainult õpetan teisi ja mina tean, kuidas kõike teha. Väga libe tee. Et pigem nagu ongi see, et õpi, kuula, katsu läbi. Noh, see on siis, tähendab seda, et nagu proovi aru saada, kas see on tõde, mida sulle räägitakse. Ja jah. See on tõsi, et minus vähemalt tekitavad alati inimesed kahtlust, kes ülima enesekindlusega midagi väidavad, sest mina enda elus on mingisugused väga väiksed tõed, mida ma võin 100%, mis on kuulikindlad. Üks asi on see, et kõik jääb üles alla, aga see on niivõrd lai mõiste, kõik on pluss ja miinus, on ju, et mingid siukseid tõdesid ma võin tõesti väita, kõik teised asjad on niimoodi, et kui kindlalt sa saad seda väita, aga see kandub inimestesse juba hästi edasi ja sellepärast sellised inimesed, kes väga kindlalt midagi väidavad, tõmbavad inimesi, seda on näha poliitikas, seda on näha, kui sina kindlalt väidad, et sina tead teie suhte probleemi saladusi, siis inimesed ostavad sinu kursust ja edasi, on ju. Et lihtsalt inimesi nagu tõmbab selle poole, kui keegi justkui väidab, et ta midagi teab, on ju, või midagi väga kindlalt teab. Aga minus tekitab see alati kahtluseid. Kui sa mainisid, et noored otsivad nii-öelda pointi, et miks me siin oleme, kas sa ei arva, et see, et meid on siin liiga palju, on mingisugune valeinformatsioon, see on maailma eliidi, kes võib-olla väidetavalt on satanistlike nii-öelda kalduvustega, et see on nende nii-öelda missioonitöö, mõjutada kogu ühiskonda saama järjest vähem lapsi, sest kõik arvavad, et meid on nii palju, kõik on ülerahvastatud. Noored mõtlevad, miks ma peaks tooma oma lapse siia maailma, kus on sõjad ja katkud ja vähid ja asjad on ju. Et kas sa, enne sa mainisid korra, et saatan justkui juhib seda meie maailma siin ja igasuguseid vandenõuteooriaid on, mis mulle väga meeldivad, on siis satanistlikust eliidist, kus ka ohverdatakse ja tundubki, vahepeal nagu mingid suuri asju vaadates, kus põhiline mõjutaja on nagu raha maailmas, on ju, et miks lõpetada näiteks sõda, kui see on sõjatööstusele tohutult kasulik, on ju, et sa järjest toodad peale, siis see tundubki põhimõtteliselt see tundub mulle sellise asjana, et jälgi, kuidas maailmas raha liigub ja sa saad aru, mis toimub, mis päriselt toimub. On ju. Aga meile uudistes müüakse võib-olla asju maha sükeste moraalsete väärtustena ja asjadena, et tegelikult on see kõik palju mustvalgem. Aga kas sa arvad, et on mingi teatud hulk või grupp inimesi või mingi ühiskonna kiht, kes siis on nagu tõesti oma elu pühendanud nagu halvale või saatanale või midagi sellist? See kogu Epsteini saaga on ju, ma arvan, nagu näitab selle asja päris hästi ära ja mis on minu arvates kõige hullem on see, et need inimesed on täna kõik võimul. Et sul on nagu, sul tuleb tõendeid välja, kõik ju teadsid sellest juba varem, on ju. Ja inimesed ei tõuse üles. Tuimad on inimesed, jah? Tuimad ja meid, ja see on ka see, et see üks kristlane, vaata Charlie Kirk on ju, lasti maha. Ja mida meiega tehakse, on see, et meile söödetakse, sa võtad Instagrami lahti, sa näed videod, kuidas keegi maha lastakse. Sa võtad Instagrami lahti, kaasas on ju lapsed unnikus. Ehk siis meid tuimestatakse, meid tegelikult läbi sellega muudetakse julmemaks. Sest sa harjud, vaata. Algus esimene kord on see šokeeriv, need sarnast videot 10 korda, see on juba normaalne. See ongi see, et mida me tarbime. Et meie peame oma südameid kaitsma ja valvama selleks, et see maailma rüvedus meile külge ei hakkaks. See info vabalt liikumine on kindlasti mõjutab kogu ühiskonda hästi jõhkralt, et ma ise kunagi mõtlesin selle peale, mulle tohutult meeldivad igasugused loomavideod on ju. Ja kui mul ei oleks seda telefoni või ligipääsu internetile, siis kus ma näeks krokodilli või mingit lõvi maha murdmas, mingit gaselli on ju, et ma peaks kas ise sinna kohale minema, äkki loomaajas näeks on ju, aga nüüd on mul ma vaatan seda ekraanilt, ma näen seda nagu tohutult looduse, seda pilti, mis on nagu väga äge ja mulle meeldib see on ju, aga et ütleme, kui mul praegu lihtsalt tänaval krokodil vastu kõnniks, et ma ilmselt ei oleks nagu nii
nii üllatunud, kui ma oleks siis, kui ma elus poleks näinudki niisugust looma, on ju. Et see tuimestab ja see infoküllus nagu tuimestab ja ongi, et kui sul on üks päev tuleb välja, et ma ei tea, et ongi maailma eliit ohverdab ja sööb lapsi, on ju, siis järgmine 2 päeva pärast on see sul meelest läinud, sest ma ei tea, kuskil algas mingi uus sõda või on jälle mingi majanduskrahh või hoopis mingi kuulsus läks kellegiga lahku või noh, sul lihtsalt kogu aeg tuleb peale, et sa ei jõua isegi reageerida, on ju. No see on kõik siin kirjas, aga siin on ka kirjas, mis varsti saab. Nagu selles mõttes, et see ei ole lõpp ja see kõik ei jää nii. Kas Epsteini saar on kuidagi piiblis kirjas? Ma ei tea. Ma ei tea. Ega Epstein ei ole ju kõige hullem mees, kes maamuna peal käinud on. Selles mõttes, et see on üks paljudest ilmselt, et nagu noh, see on see USA on ju. Aga tõesti, sa ütled väga õigesti, raha on väga suureks motivaatoriks ja tegelikult, kuidas, noh, kui vaadata neid lapskuulsusi ja muusikuid ja kõike neid, on ju, kuidas nad lõpuks siis, paljud isegi laulavad, vaata, et ma müüsin oma hinge maha saatanale, see kõik hakkab pinnale hulpima mingi hetk. Ja mida inimesed väga tahavad? Kuulsust, raha, võimu, või see 3 asja, on ju. Ja selle nimel siis müüakse ennast lõpuks maha. Ja noh, saatan saab meile väga palju neid asju anda. Ta ei saa meile anda neid asju, mida Jumal annab, on ju, mis on rahu ja armastus ja need asjad. Aga kõike materiaalset saatan muidugi saab meile anda ja seda sa saadki endale manifesteerida. Et jah, nagu, ma ei tea, kui sa vaatad näiteks Justin Bieber või mingid erinevad, kes on läinud nagu väga halvale teele, siis neid on pandud sinna kuulsuse positsioonile. Aga see ei too ju, no me näeme ka nende pealt, tihti on vaja muidugi endal läbi proovida, see ei too ju õnne. Ja pigem ongi see, et kui vaadata, mis rituaalid hakkavad seal lava peal toimuma, seal muusika auhindadel ja mingi Sam Smith on minu arust hea näide. Kunagi oli jumala nagu normaalne laulja, väga ilusad lood olid ja nüüd ta on siuke, kannab mingi drag queen'i kostüüme, saatana kostüümi või selle sarved on peas ja mis igas ohverdused toimuvad seal laval. Et no, kui see ei tekita meis küsimusi, siis võiks tekitada. Ja ma tegin, kui olid eelmine suvi vist olidki olümpiamängud Pariisis ja selle see avamiskaala, no see on hästi siuke teema, et ma tegin sellest ühe saate Hardo Pajulaga, rääkisime sellest, et seal nagu tõesti väga konkreetselt tundusid mingisugused satanistlikud rituaalid või asjad on ju, aga noh, et seda nagu hästi kerge, ütleme, ümber lükata ka ja väita, et mina olen mingi paranoiline või need inimesed, kes seda väidavad, ajavad mingi täiesti umblu juttu, et see on kunstiline. See on kunst, just, see on kunst. Et see praegu on moes, ma ei tea, sarved on moes näiteks või midagi sellist on ju. Ja et see on lihtsalt inimeste kunstiline väljendus, et miks sa nagu paranoiliselt otsid sealt mingisugust tumedat tagamõtet on ju. Ja noh, ongi, võib-olla mõnel teemal ongi niimoodi, et seal ei olegi midagi, aga või noh, mingisugusel mis iganes, noh, et inimesed võivad mööda ka panna, on ju. Aga noh, igasugused vandenõuteooriad ja sellised on, mulle tundub, et kui see nagu lõpuks välja tuleb, et see on tõsi, on ju, et noh, siis on nagu just kui neil inimestel ikkagi õigus, kes kahtlustasid midagi, on ju. Et see on nagu see küsimiste teema, et siuke, noh, seda väita, et maa on lame, on ju, nii-öelda kõige ekstreemsem vandenõu või noh, tegelikult ei ole lihtsalt kõige tuntum, on ju, et ma saan aru, seda on võib-olla hullumeelne väita, aga põhimõtteliselt vandenõuteooriatega mulle see meeldib, et selle alus on ju küsimuste küsimune, on ju, et kas see päriselt ikkagi oli niimoodi, kas meile ei presenteerita asju kuidagi teistmoodi, kes sellest kasu saab, mis see agenda on, põhimõtteliselt kus raha liigub, nii edasi, on ju. Et see küsimuste küsimine on nagu siuke vandenõuteooriate alustala, mis mulle nagu väga meeldib. Jah, aga me elame ühiskonnas, kus küsimuste küsijaid tembeldatakse hulludeks. Kui sa hakkasid siis näiteks käima kirikus iga pühapäev, et kas su praktilises elus midagi veel muutus või kas on mingid kindlad asjad, ma ei tea, mida sa muutsid enda tava igapäevarutiinis? See muutus ei toimunud üleöö. Enamasti ilmselt ei toimugi, et noh, sellest hetkest, kui ma siis selle päästepalve ütlesin ja võtsin Jumala vastu enda ellu, rakendasin oma vaba tahet kõige paremal moel,
siis selle, ega taevad ei avanenud ja flöötidega inglid ei tulnud nagu maa peale, et nii, nüüd Laura Valk hakkas kristlaseks. Kui kahju, just lootsin seda. Et sellist lugu ei ole. Kindlasti pidu taevas oli, aga sest ma arvan, ma tahaks loota, et see on siuke ikkagi omamoodi võit, on ju, et mina, kes ma seal New Age'is varem olin, siis nüüd enam ei ole seal ja ei vii inimesi ka eksiteele. Vastasmeeskonna mängija võeti üle põhimõtteliselt. Jah. Ja nüüd ma olengi nagu, ma ise tunnen, et ma olen olnud seal vaenlase tagalas, on ju, ma olen neid stseeni seal teinud ja ma nagu, tänasel päeval Püha Vaim on mulle näidanud palve ajal seda, mis seal nende praktikate ajal siis tegelikult toimus nagu vaimumaailma mõistes ja mis uksi me avasime seal noorte naistena ja et ma ei tea, arvati, et seal kanaldati mingi tulnukatelt infot, on ju, ja ma ei tea, mis iganes asjad. Täna tekib nagu rõve tunne selle kõigega seoses. Aga siis me arvasime, et me oleme kohe jõudmas mingi suure avastuseni, et me nüüd kohe, ma ei tea, jõuame kuhugi. See on kogu aeg see tunne. Ühe tripi kaugusel on sul see, et sa nagu kõigest aru saad. Aga aja jooksul, mis on muutunud? Ma väga ei tarbi enam alkoholi. Ja see ei ole nüüd olnud selline, et sest kuna teised kristlased seda väga ei tee, et siis ma ka ei tohi teha. Vaid mul läks see isu tegelikult nagu päeva pealt üle. Vahepeal ikka ma võin mõne pokaali nagu kätte võtta, on ju, aga mul ei ole sellist isu enam. Mulle varem ikka ma identifitseerisin ennast kui veinijoojat, et selles mõttes ma ikkagi jõin nagu alkoholi väga palju. Mitte nüüd, et seda tsiteerida on ju artiklis, aga selles mõttes ma olin täiesti tavaline Eesti alkoholi tarvitaja. Et see oli minu jaoks nii normaalne, aga tänasel päeval ma ei taha purjus olla, ma arvan. Mis veel? Ma pühendan ennast palju rohkem lastele. Ma nagu päriselt hoolitsen nende eest, mitte et nad varem oleks hooletuses olnud, aga nad on mulle muutunud väga-väga oluliseks. Et enne nad olid mulle olulised, nüüd nad on väga-väga-väga olulised. Ja kuidagi ma nagu väärtustan elus hoopis teisi asju ja ma ka vaatan inimesi teise pilguga. Et mult küsiti seda, et milline inimene on minu arvates ilus inimene. Siis tänasel päeval ma olen nagu kohanud kogudustes nii palju nagu nii ilusaid inimesi ja nad on just ilusad oma südame hoiaku poolest. See, et mis nende nagu seest välja tuleb. Mitte siis see, et kellel on kõige pikemad küüned või kõige värskem fashion seljas, vaid see, et kes nad oma südame hoiaku poolest on. Ja mul on endal nagu väga suur motivatsioon ja tahe muutuda ise ka veel ilusamaks inimeseks selle koha pealt, et muutuda selle sarnaseks, kelleks Jumal on mind loonud. Ja ma ei tea, ma tahan elada õigesti. Ma ei taha ise enam nagu, mulle tänasel päeval väga sobib see, et ma ei pea tegema seda kõike oma enese tarkusest, vaid et minu arvates ongi normaalne, et meil on inimestena mingid nii-öelda reeglid või siis soovitused, mis meil on antud. Ja ma tean, et nendest tuleb edu. Ja mis on kõige olulisem, ma tean, et Jumal väga armastab mind, sest ma olen tema tütar. Kas see Jumala siis juhtimist enda elus, kas sa tajud seda kuidagi sisetundena? On see mingisugune sõnum kuskilt tuleb? Seda saab tulla erinevalt. Mõned väga olulised sõnumid, minu põhiline küsimus on see, et kuidas aru saada, kas see on Jumala hääl, mis räägib või see on minu enda mõte, on ju. Seda vist hästi palju küsitakse. Inimesed küsivad seda ise endalt. Mõned olulised asjad on mulle tulnud, ma nagu kirjeldaksin seda niimoodi, et see tuleb nagu tš. Ja siis ma kas näen või nagu tajun mingit asja. See ei ole nagu nägemus, aga see on lihtsalt see, et siis ma tean 100%. Jumal ütles seda ja nii on. Siis on see, et kui ma näiteks alguses hakkasin palvetama, siis ma palvetasin niimoodi, et Jumal, palun anna mulle selline märk, et isegi loll saab aru. Ongi, et ma ikka teaks, et see on sinu sõnum, on ju. Ja siis tihti juhtus niimoodi, et koguduses, ma ei tea, eelmisel õhtul olin palve öelnud ja siis koguduses järgmisel päeval ütles keegi, et Laura, ma ei tea, mul on siuke tunne, ma pean sulle sellist asja ütlema. Ja see oli nagu täpselt vastus sellele küsimusele.
alati tasub läbi katsuda, kui keegi teine meile midagi ütleb, on ju, et kas see siis ikkagi on nagu tõsi või mitte, aga igapäevaselt kuidagi see on nagu niimoodi, ma küsin ja siis mulle tuleb see vastus ja siis on see koht, et kas ma, näiteks mine räägi selle inimesega või tee seda või tee see suhe oma elus korda, näiteks, et ma olen kellelegi ülekohut teinud, mine lapi see suhe ära. Ja minu puhul see oli ka see, et hakka Instagramis rääkima Jeesusest ja ma ütlesin, Jumal, ma ei taha seda teha, sest ma ei taha olla avalikus pildis, mäletad, eelmine kord läks väga hullust selle asjaga, kes ütles, ei, nüüd on sinu ülesanne see, et sa võiksid sellest rääkida, sest ühtepidi on see, et ma nagu ei tahaks olla avaliku elu tegelane enam, sest ma sain ikka vitsa korralikult ja asja eest ka, ülbe olin. Aga teistpidi on see, et mina saan olla või see minu lugu saab olla ju ka teeviidaks teistele. Et väga isekas oleks öelda, et Jumal päästis mind ära, ma elan nüüd rahus, ma olen nüüd õnnelik, te vaadake ise, kuidas te hakkama saate. Et need, kes on valmis, kelle südamed on valmis nagu seda sõnumit kuulma, siis ma hea meelega räägin. Ma arvan, pärast seda saadet nii mõnigi inimene mõtleb, et läheks seekord jumalateenistust kuulama. Ei proovige järgi, ega kui midagi ei muutu, siis midagi ei muutu, siis hullemaks ikka minna ei saa, nii-öelda on ja, et ega jah, nagu kui ei ole veel seda proovinud, aga oled kõik teised asjad ära proovinud ja võib-olla kuulanud ka Eesti ESO erinevaid neid külalisi ja oled proovinud, mis nad räägivad ja ei toimi, ma ei tea, proovi siis seda ka, mis mina räägin, aga mitte sellepärast, et mina räägin, vaid sellepärast, et äkki sellest võiks tulla mingi lahendus. Kui ei tule, siis niikuinii saab oma mõistusega edasi minna. Aga see palve või see soov võiks olla nagu siiras, et Jumal, kui sa oled olemas, palun näita mulle ennast, palun ilmuta mulle ennast kuidagigi, et ma teaksin, et see on õige tee. Laura, mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? See oleneb meie valikutest. Oleneb praegusest elust siin? Meie vaba tahte rakendamisest. Minu arvamus ei ole siin niivõrd oluline on see, mida Jumala sõna ütleb. Ja sellele mina toetun. Ehk siis, et ma usun seda, mis on Piiblis kirjas. Ja elan selle järgi. Põhimõtteliselt, kuna me kõik oleme pattu teinud, siis me ei ole nagu, kellelgi ei ole garanteeritud kohta seal taevas Jeesuse paremal käel, vaid me peame tõestama ennast, me peame tõestama oma ustavust siin maailmas ja see on raske kohati ja väga palju ahvatlusi tuleb ka kristlastele. Visatakse igasuguseid võimalusi meie teele, et libastuda, aga me saame alati andeks. Mina loodan siis, et kui ma lõpuks ära suren, et siis mind oodatakse seal üleval ja Jeesus võtab mind üles enda juurde vastu, et ta kostab minu ees siis seal kohtumõistmise päeval või seal kohtus nii-öelda. Kuidas sa ette kujutad seda kohta, kuhu minnakse? Tead, minu ettekujutus toetub on ju sellele, mida ma olen kuulnud, need, kes on surmalähedasi kogemusi kogenud. Minul endal ettekujutus puudub, sest mul ei ole mingit vaimumaailma tunnetust ega midagi sellist ja ma ei taha seda kõik torkida ka. Et ma olen isiklikult vestelnud inimestega, kes ütlevad, et nad olid koomas ja nad nägid põrgut, nad nägid taevast. Jääb ainult loota, et see kõik nii on. Ega tuleviku ennustamine ei ole, ma arvan, vajalik ja ei ole hea asi. Nii et Jumala plaan saaks teoks. Kas kuidagi paigutuvad ka need eelmised elud kristliku maailmavaatesse? Ma tegin kunagi eelmiste elude seansse. On peale ütlema seda, et... Aga see oli siis täielik jama? Eelmise elu seanss on nagu küll nüüd see üks asi, mis mind mitte kuidagi elus edasi ei aidanud. Kui vaadata nüüd nagu ajas tagasi, et okei, et ma õppisin ju energiateraapiat ja oligi seal kanaldamised ja kõik sellised asjad. Teed seal mingi seansi, tunned seal, et mingi inimesega mingisugune eelmise elu, mingi klikk on ja või mingi trauma või mingi suhe. Et tihti see põhimõte on seal selline, et näiteks keegi on sinuga selles elus praegu hästi vägivaldne, teeme eelmise elu seansi, saame teada, et teil oli hoopis mingi teistpidine suhe on ja
ja siis nüüd sa pead siin selles elus nagu lahendama. Ei, vahepeal tulebki kohvrid ukse taha tõsta, kui keegi ikka sulle peksa annab, on ju. Et ma ei tea, see eelmiste elude kanaldamine, see on täielik aja ja raha raiskamine, see on nii mõttetu. Et tegelikult mida see annab sulle? No reaalselt, mida see sulle annab? Rahu korraks. Nojah, see on üldse nagu, mina ei ole kunagi kanaldanud mingid siukseid asju, aga ma olen mõelnud lihtsalt selle peale, et mis asi on siis hing, on ju. Ja kas hing eksisteerib nii-öelda ajaväliselt, et umbes, et see minu see Taaveti keha siin praeguses, et see ei ole üldse tegelikult nii oluline, et kes see mina päriselt olen, on ju. Ja võib-olla selle minu hinge nii-öelda eluiga on tegelikult hoopis palju suurem kui see minu maine elu siin, on ju. Aga noh, ma ei tea seda, sellepärast see mind huvitabki. Et mis see siis tähendab, kui minu nagu keha ära sureb, on ju, et kuhu see hing edasi liigub või kus ta siis enne tuli? No see sõltub, kui toodi hea paralleel sellega niimoodi, et okei, kui me eeldame siis, võtame eelduseks selle, et Jumal on meilt loonud ja see kõik on siin tema loodud maailm. Ja ka taevas tema juures on kõik tema loodud ja põrg on siis see nii-öelda koht, kuhu lähevad inimesed lõplikult eraldatust kogema temast. Siin maa peal meil on veel võimalus nii-öelda nagu Jumal võtta enda ellu vastu, sest tema võtab meid alati vastu, kuna tema on meie isa. Et kui me elame oma elu, me oletame, elad 90-aastaseks. Sa elad 90 aastat ära niimoodi, et Jumal on proovinud sinuga suhet saada või saavutada, sulle on koputatud südametunnistusele ja sa ütled muudkui ei, Jumal, hoia minu elust eemale, ma tahan ise saada, ära sekku minu elusse, ma tahan ise siin olla oma elu kuningas ja oma elu Jumal. No siis Jumal on härrasmees, ta austab seda, mida me otsustame. Lihtsalt inimestele me tihti ei tea, mis me otsuse kaal on. Ja nüüd, kui sa ära sured ja seal on piibli kohaselt on laias vastus 2 varianti, sa kas lähed Jumala juurde koju, kus tema on ju peremees, siis miks me peaksime oma koju laskma täitsa võõrast inimest? Okei, ma usun seda, et meil antakse seal elu lõpus ka võimalus meelt parandada. Aga kui ma tõesti elu lõpus otsustan või ütlen, et Jumal, ma ei taha sust mitte midagi kuulda, siis selle valiku nii-öelda tulemus ongi ju igavene lahusolek Jumalast. Et kui ma elan niimoodi, et Jumal, ma ei taha, hoia eemale must, no mis ta siis tegema, peaks sundima meid taevasse minema temaga. No ja seal muidugi tekib ju kohe igasuguseid agakohti, et ongi mingisugune, näiteks moslem, kes pole eluses midagi kuulnud sellest Jumalast, on ju, ja tema on elanud veel oma nii-öelda uskumuste järgi väga õige elu, on ju. Ja talle ei suri voodil ega mitte kunagi keegi ei räägi sellest, tal pole aimugi sellest, kuidas see on siis nagu tema nii-öelda, kui nagu suured asjad on mängus, hinge saatus on mängus, on ju, et mis siis juhtub, kas talle antakse uus võimalus sündida siin uuesti või mis tast saab, on ju? No mulle tundub, et me tegelikult ei tea, vaata, et kui inimene elab väga vanaks ja ta lõpus on seal võib-olla dementne või ta on lõpus vanade kodus, näiteks ta ei saa oma keha liigutada. Me ei tea, mis seal toimub. Võib-olla Jeesus ilmutab ennast talle. Võib-olla, kui ta hakkab ära surema see hetk, kui paljud on seda ka ju, kes on nagu ellu tagasi ärganud, kes on tagasi tulnud, nad kirjeldavad, et nad on läinud kuhugi ja seal neile on antud valikuvõimalus. Ja tegelikult see on see, et kui hea, või mitte hea ei ole, või kui see õige, kui tõde ennast sulle ilmutab, siis sa saad ju võtta otsuse vastu, sest tõesti, kui ma elan oma elu niimoodi, et mitte keegi mulle kunagi ei räägi neid häid uudiseid, et meil saab olla igavene elu, siis just kui ei saa meid süüdistada selle eest, on ju, et mõned ütlevadki, et elab kuskil Aafrikas, seal ongi teine usk, ta pole elus Kristusest midagi kuulnud. Aga me ei tea, see ongi see, et me ei tea, mis inimese elu lõpul, et kui sa oled seal voodi haige, me ei tea, mida need inimesed kogevad. Et see on natukene see võib-olla koht, et kus me ei saa kõikidele küsimustele vastuseid enne, kui me sinna jõuame. Ja kui on sinu kord, küll sa teada saad, kui on minu kord, küll mina teada saan, kuidas meilt seal vastu võetakse. Et ma arvan, südame hoiak on tähtis ja kui inimene väga-väga Jumalat tahab enda ellu, küll Jumal leiab selle võimaluse sind kõnetada. Ma selles üldse ei kahtle.
Jah, ma kujutangi ette, et paljud inimesed ei sõnasta seda enda peas niimoodi, et ma tahan Jumalat enda ellu, vaid tunnevad seda mingisuguse üleüldise mingisuguse ängi või rahutusena või mis iganes on. Sellest piisab. Mis sa soovitad inimestele, kes seda tunnevad, ikkagi kirikusse minna? Ma arvan, et alguses, need tänapäeval on neid kogudusi hästi palju erinevaid. On kaasaegsemaid kogudusi, mina ise käin Nelipühi kirikus, on baptistid, on vabakogudused, siis on Luteri kirikud, on ju. Et selles mõttes neid valikuid on katoliiklus, on õigeusk, et neid erinevaid valikuid nagu kuhu kirikusse nii-öelda minna on hästi palju. Et jah, ma arvan, et mina vist alustaksin sellest, et paluge Jumalat, et las ta juhatab teile seda teed. Ja et kui te peate kirikusse sattuma, vahepeal ka Jumal saadab inimesi, kes kutsuvad meid, nagu minul oli see klient, vaata, kes tuli, ütles, et tema nüüd käib. Et paluge Jumalale, et ta ilmutaks ennast, see on number 1 asi. Ja number 2 asi on see, et me saame mis on kristlaseks saamise nagu see alguskuupäev. See hetk, kui sa istud enda, ma ei tea, kodus või istud kuskil ja ütled Jumalale, et Jumal, ma igatsen sind enda ellu. Palun anna mulle andeks. Kõik see, mis ma olen siin oma lollusest teinud, palun tule valitse minu elus ja Jeesus, palun tule minu südamesse. Aamen. Siis asjad hakkavad juhtuma. See on muidugi katsetage ise läbi, ega minu sõna peale ei tasu oma usku nagu üles ehitada, on ju. Et küll see õige kogudus tuleb, aga see ongi see südame hoiak, et kui sa tunned, et ma võiksin nagu vaadata, mis seal on, vaata. See ongi minu soovitus. Ja piibel on väga huvitav muideks. Kellele meeldib action, kellele meeldib väike nagu, mitte ulme, aga kellele meeldivad põnevad lood. Ma ei tea, ma ei ole põnevamat raamatut lugenud kui Vana Testament. See on päris jõhker, jah. Aga selle mõttega lõpetamegi. Laura, suur aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino.